Okei, ja nüüd natukene teoreetilist materjali ka selleks tunniks. Ja täna me räägime siis täna me siis vastame küsimusele, et millal on võimalik mingi nelinurga sisse joonestada ringjoon nii, et ta puutuks kõiki antud nelinurga külgi. Et me tegelikult oleme seni ainult rääkinud küll nelinurkadest, ehk siis me oleme rääkinud sellest, et millal saab ümber mingi nelinurga joonestada ringjoon. Okei. Selles näites ei saa joonistada, nagu siin näha. Aga jah, me andsime tegelikult väga põhjaliku vastuse sellele küsimusele, et millal saab siis ümber mingi nelinurga joonestada ringjoon. Sellele küsimusele oleme me vastuse leidnud. Aga me ei ole üldse rääkinud selles, et millal ma alustan ringjoonest. Ehk siis tegelikult me tahame kirjeldada kõiki mingisuguseid selliseid nelinurki, mille sisse on võimalik joonistada ringjoon nii, et ta puutuks kõiki nelinurga külgi. Et me tahame vastust saada sellele küsimusele, et millal saab ja millal ei saa. Ja osutub, et on olemas väga selline loomulik tingimus selleks, mis ei ole ka raske, mida ei ole raske tõestada, vähemalt ühes suunas. Me tänase väikse loengu käigus me tõestame selle siis omaduse või tunnuse ainult ühes suunas. Okei, ma joonistan siis tahvlile natukene suurema nelinurga ja alustan ringjoonest ja juba selle ümber teen nelinurga. Okei, mingi selline joonis. Et olgu see A, B, C, D. Et praegu ma siis eeldan, et A, B, C, D on selline nelinurk, et tal leiduks selline ringjoon, mis puutuks kõiki tema külgi. Ma seda eeldan. Ja osutub, et tegelikult sellest järeldub, me praegu näitame seda implikatsiooni, et kui see kehtib, kui selline ringjoon leidub, siis kindlasti peab kehtima see, et selle nelinurka vastaskülgede summad, ehk siis meil on kaks sellist summat, me saame võtta selle külje ja siis tema vastaskülg on CD. Liidame neid kokku, saame sellise summa. Ja meil on olemas ka teine võimalus, kuidas me saaksime seda summat moodustada. Me võiksime alustada siis näiteks küljega BC ja liita talle külje AD pikkus. Ehk siis tegelikult osutub, et kui see olukord meil ilmub, siis need kaks summat peavad olema võrdsed. Ehk siis vastaskülgede summad on omavahel võrdsed. Ja seda me praegu üritamegi näidata. Ja see tõestus tegelikult ei ole üldse raske. Ainult tuleb meenutada ühte fakti, mida me oleme ka vist novembris, ma arvan, tõestanud. Kui teil on olemas ringjoon, kui teil on olemas ja siis punkt väljaspool seda ringjoont. Ja kui te tõmmate kaks puutujat sellele ringjoonele sellest punktist ja olgu need puutepunktid Y ja Z, siis tegelikult nende puutujate pikkused peavad olema samad. Mäletate seda fakti? Ma seda praegu ei tõestada, et mitte siis aega selle peale raisata, aga teil isegi nagu paberi, ma mäletan, et ma vist tegin isegi need paberikujul väiksed konspektid ja seal pidi see tõestus kindlasti olema. Või vähemalt mingid olulisemad tõestuste ideed. Aga ja kui teil on olemas punkti, siis kui te tõmmate kahte puutujat mingile ringjoonele, siis nende puutujate tegelikult pikkused on samad. Ja seda fakti me siis hakkame siin kasutama.
kuna see ringjoon puutub kõiki selle nelinurga külgi, siis no puutepunkte on ilmselt ka 4. Meil on siin puutepunkt, meil on siin puutepunkt, siin ja viimaks, no kuskil siin. Mul tegelikult, no jaa, ma lihtsalt niimoodi käsitsi joonistasin kogu selle joonise ja see ei ole üldse täpne. Need jooned siin tegelikult ei ole sirged ka, aga mind see praegu ei huvita. Nagu oletame praegu, et see on täiuslik joonised, kõik ringjooned on ringjooned, kõik sirged on sirged, et jah, praegu oletame seda. Ja märgime ära kõik need puutepunktid. No võime ka need kuidagi tähistada. Näiteks olgu see, no näiteks KLMN. Selline tähtede kogum. Ja siis kasutame seda lemmat siin, mis ma olen teile näidanud. Vaadake, see on punkt väljaspool seda ringjoont. Võime seda ringjoont ka kuidagi tähistada. Tihti neid tähistatakse selliste tähtedega nagu omega. Ja omega on nagu kõige levinum, ma arvan, täht ringjoonte tähistamiseks millegi pärast. Ma ei tea, miks. Selline traditsioon. Okei, aga jaa, vaadake. Teil punktist A on tõmmatud 2 puutujat ringjoonele omega. Järelikult selle eelmise lemma põhjal peavad need 2 lõiku olema sama pikkusega. Ja täpselt seda sama arvutlust viime läbi ka ülejäänud tippude jaoks. Siin need 2 lõiku on sama pikkusega jälle sama lemma põhjal. Need 2 lõiku on sama pikkusega ja lõpuks ka need viimased 2 lõiku on ka sama pikkusega. Ja mida me siis oleme saanud? Paneme tähele, et kui me vaatleme näiteks selle külje pikkuse ja selle külje pikkuse summad, millest ta koosneb? Me jaotame need mõlemad küljed 2 osaks. No ma kirjutan pikalt välja. AD plus BC. AD on meil AK, siin on KD, siin meil tuleb BM ja siin meil tuleb MC. Ja siis ma natukene muudan liidetavate järjekorra. Ma kirjutan ta niimoodi. Lihtsalt järjestan need liidetavad ümber. Algkoolist te teate, et ümberjärjestus ei muuda summa väärtust. Ja matemaatiliselt seda saab öelda niimoodi, et liitmine on kommutatiivne tehe. See on täpselt sama asi, et see tegelikult tähendab seda, et ümberjärjestus ei loe. Ja siin nendes sulgudes paneme KD plus MC. Ja siis paneme tähele, et AK on sama mis AN, aga BM on meil sama mis BN. Ja siis siin KD on meil sama mis DL ja MC on meil sama mis CL. Ja viimane samm on tähele panna, et tegelikult see AN plus BN on täpselt AB ja DL plus CL on täpselt CD. Järelikult see soovitud võrdus on meil tõestatud. Ja selline tingimus, väga lihtne tingimus, et kui teil nelinurk, see on ühes suunas. Kui selline ringjoon leidub, siis see võrdus kehtib. Aga tegelikult osutub, et ka teises suunas see implikatsioon kehtib, et meil on tegelikult sama väärsus. Aga seda sama väärsus, selles suunas ma seda ei hakka tõestama. See on enam-vähem samal nagu raskustasemel, aga lihtsalt natukene tüütum ja tehnilisem. Selles suunas mulle see rohkem meeldib.
see tõestus. Aga selles vastupidises suunas see teoreem ka kehtib. Ehk siis väga tegelikult ilus ja lihtne tingimus, et kui teil on olemas nelinurk ja kui tema vastaskülgede summad on võrdsed omavahel, siis selline ring on leiduv. Minu meelest see on väga selline ilus tingimus. Ja ma arvan, et sellega me lõpetame. See oli selline sükke väike teoreetiline loeng, aga ma lihtsalt tahtsin teile näidata ka seda, et sellised konstruktsioonid ka pakuvad meile huvi ja et selliste konstruktsioonide kirjeldamiseks tegelikult on olemas väga sellised selged ja ilusad teoreemid. Jah, aga lõpetame siis. Aitäh teile vaatamas ja edu ja veel kord edu teile matemaatikaeksamil.